tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. No hei. Marta ja krüptogaraaž on tagasi purjus pilves tõsise laksu all, et kõik, mida sa siin kuuled, on selge fantaasia. Nägime unest siis seda, et maailmas on olukord, kus on otsas hõbekuld, pangad ja asutused lõpetavad selle väljastamise, osta ei saa, otsas nagu Bitcoini poisi mõistus, lennu. Vietnamis, Austraalias, nüüd täna 18. oktoobril nägin videot siis Vietnami ja Austraalia kohta, kus hommikul kell 5 juba oli rahvas järjekorras, et osta väärismetalle. See ütleb ära ilusti, et sitt on ilusti ventilaatoris ja meie oleme ventilaatori ees. Ja siis ma olen teinud nüüd sinna Telegram uudistegruppi ära aruande või projektsiooni tuginedes tehnilisele siis analüüsile, kus võib karta, et Bitcoin kukub kõigepealt 85 000 peale ja kui 85 000 tsoon hoidma ei jää, kukub 70 000 peale ja alles 70 000 tsooni juures võib loota, et pöörab ümber. Ja kui ümber ei pööra, kukub 35 000 peale Bitcoin mürati. Et see oht on täna üleval, et Bitcoin kukub 35 000-ni, kui käivitub siis päevagraafikutel Karubreaker stsenaarium ja kasutades siis Karubreaker seda manipulatsiooni jalga, mõõdetes sealt siis standarddeviatsioonid ja standarddeviatsioon number 4 näitab, et 35 000 paistab meile. Ja 85 000 on standarddeviatsioon 1–1,5, kus ta võib ümber pöörata. Seal ta samast tabab ka siis pullibreakerit, kus pullibreaker võib saata ülesse. Kui ülesse ei saada, siis on järgmine tsoon 70 000, mis on standarddeviatsioon 2,5 ja sealt võib tavaliselt on, et 2,5 on pöördepunktiks standarddeviatsiooni süsteemil, kus turg võib pöörata ümber, mitte jätkata täis seda tsüklit, milleks on standarddeviatsioon 4. Et selle postituse olen ma teinud Telegram uudistegruppi ja uudised, mis välja tulevad, on põnevad, hirmuäratavad. Ja selle Bitcoini kukkumisega võib eeldada seda, et turg läheb täitsa lolliks. Kaos, paanika ja ma kahtlustan seda, et terve turg võidakse alla viia,
aga see on nüüd selline, et ma tunnen oma sees ja hinges, et võib alla minna terve turg, aga noh, et karta ei tasu, see ei ole mul esimene rodeo. Oktoobrikuu on selline olukord, kus oktoobri üks osa kukub rõvedalt, teine osa siis ronib. Ja tavaliselt on see 30 oktoober, 29, 30 oktoober on olnud tavaliselt see käivitus siis tõusul. Ja see väärismetallid on siis teinud tõsise mineku ja näha on, et läheb veel. Praegusel hetkel tuleb uudised välja, kus krüpto need lepingud, asjad sõlmitakse ära. Lihtsalt põmm tuleb uudis välja. See firma tegi selle asutusega lepingu, see leping, too leping, et kõik, kes tahavad liituda mu tasulise Telegram grupiga, siis nendele ütlen otse ilusti ära, et tehke seda kähku. Et siis ma saan anda teile parima info ja parima krüptonimekirja, millesse siis raha panna, sest see on viimane rodeo, poisid. See on viimane rodeo, sellepärast, et kui nad löövad need krüptod ETF-idesse ära, ETF siis tähendab seda, et Exchange Tradable Fund nagu on, et praegu on niisugune olukord, kus XRP-d ootab siis see, et $500 miljoni eest ETF-i minek. No see tähendab seda, et ETF luuakse, siis seda saad sa kaubelda, aga ETF-il peab olema tagatis, ehk siis see, kes väljastab näiteks XRP ETF-i, peab selle XRP turu pealt kokku ostma, panema selle varasalve, et siis saaks teised kaubelda. Aga see ei ole enam see XRP, see ei ole enam Bitcoin ka. Bitcoin on ka praegu BlackRockil ja kus iganes on ta pandud ETF-idesse. Ja ETF-id tähendavadki seda, et see on lihtsalt paberil mingi kuradi pask. Räägime ausalt, see on paberipask, millega sa kaupled, sellepärast, et sa ei saa XRP või Bitcoini neid kuradi omadusi sealt midagi. See on lihtsalt kuradi fondi osak ja nii lihtne ta ongi. Sinul puuduvad igasugused kuradi need otsustusõigused, selle siis, mis tähendab seda, et kui sa omad teatud koguses teatud krüptot, saad sa olla siis peaahela otsustaja. Näiteks, kas XTC-l pidid panema 15 miljonit sisse või 10 miljonit, et siis said olla ahelas otsustaja. Aga see tähendab seda, et see reaalselt on sinu käes 15 miljoni või 10 miljoni eest XTC-d ja siis sa saad otsustada. Mitte see, et see XTC on kuskil fondis, on loodud mingi kuradi paberi peal sul kuradi huinjaa, mis lükatakse sulle sisse mõnuga. Ja see praegusel hetkel ongi niimoodi, et need, kes oma krüptod nüüd suure paanika Jaanikaga, kes trussikutes ringi jookseb, maha müüvad, need saavad nii taha ja suhu, et kuradi kõik kohad on valged täis lihtsalt. Sellepärast, et te ei hakka teenima mingid kuradi omaniku tulusid, te ei saa mingid otsustusõigusi ja see nii lihtne ta ongi. Ja just see ETF-idesse panek krüpto puhul praegusel hetkel on ka see hinnatõusu ülesse survestaja, et noh, kas see nüüd Bitcoin veab terve turu alla või lihtsalt ongi see, et Bitcoini crash, OMG, me oleme eluaeg sitta ostnud, nüüd jookseme hurraa kuradi õigetesse krüptodesse, no seda ei tea ma. Seda ma ei tea, võib juhtuda, et ainukene asi, mida mina saan öelda, on see, et mida ma teen, on see, et täna on laupäev, 18 oktoober, kell on õhtul 9 läbi, just pingutasin, et saada tellimus valmis, siiralt loodan, et kliendile see meeldib, homme saan raha ja lähen viin raha siis panka ja lähen ostan krüptot. Et see on see, mida mina teen täis pilves purjus laksu all olekuga, et seda ei pea sina tegema. Ja kui see kuradi raha, mis ma nüüd saan selle tellimuse eest, kui see kukub ka niimoodi, et jääb ainult 10% alles, siis ma ei kuse sellepärast, et ta läheb üles tagasi. Ta läheb üles tagasi ja see on see, mida mina teen. Et iga raha, mis ma olen pannud krüptosse, on viimane võimalus minu jaoks, mida mina isiklikult endal näen. Et ma ei usu, et on võimalik, et ilusad, head, odavad krüptod. Toon näite, siin üks tasuline klient, kes on siis odavamas
tasulises tsoonis on 100 euro tsoonis, see kandis sota ära ja mis ma selle sota eest tegin, võtsin ühte krüptot, mida sain 130 000 münti. Noh, kui see krüpto on praegu ainult, mis ta hind oligi, turuväärtus oli mingi 1 miljon või 2 on ju, noh, sa mõtle ise, kui ta läheb miljardi peale näiteks, kogu turuväärtus, siis korrutad 1000 100-ga, on 100 000 siis või? No jah. Kui praegu on 1 miljon, turuväärtus 1000 korda suurem, jah, 100 000 on 100 eurost tehtud, et noh, halleluuja. Noh, et saab majale uue katuse ja soojustuse ja saab oma poissmehe iga elada ilusas korras majas. See on see, mis ootab ees. Ja kordan veel, ei karda kukkumist mina. Ma olen piisavalt kukkunud, piisavalt haiget saanud, et näha seda, et asjad lähevad ülesse, kui kukud. Et no, kui sa kukud, siis sa pead enam, ühel hetkel tuleb sein ette või see põrand ette, tähendab, sa pead ülesse poole saama. Et ma ei hakka siin üldse kuradi värisema selle kukkumiste üle ja need ETF-id on ohtlikud ja nad korjavad ETF-idesse ära selle asja, et see, kes ei mõista seda kauplemist, siis palun mine tõesti uuri, mis asi on ETF, kuidas see süsteem töötab, kuidas need asjad on, et lihtsalt turu pealt korjatakse kokku ära, et noh, toon lihtsalt täiesti labase näite toon veel kord ETF-i kohta, et oletame, et ETF, oletame, et on olemas krüptogaraaži münt KG münt on ja kuradi 100 miljon tükki väljas. Ja siis BlackRock teeb sellest KG mündist teeb ETF-i ja ütleb nüüd seda, et okei, saate kaubelda ja need rikkad, kes hakkavad siis ETF-i kauplema, ostavad nagu ETF-i näol niivõrd palju seda KG münti, et 1 miljonist peab juba ETF-i panema näiteks 990 000. Noh, lihtsalt on läinud. 1 miljon mündist on 990 000 läinud ja ainult 10 000 on siis veel vaba turu käes, on ja, mis ei ole ETF-is, on ja. Ja te ei kujuta ette, kui tuumaplahvatuslikuks võib ajada selline asi krüptohinna, kui vabalt kättesaadavasse krüptosse jääb ainult väike proportsioon. See ajab ETF-is oleva KG mündi hinda ülesse, see ajab kõik läheb lihtsalt tuumaplahvatuse jõul ülesse poole, kui nad seda ETF-i asja nüüd välja jauravad. Ja praegu on see, et see, mis finantsis juhtus, see hindade manipulatsioon või stop-lossid ei hoidnud, siis noh, ma tegin Telegram grupis tehnilise analüüsi ära, see näitas seda, et noh, turg pidi alla kukkuma, graafikud kõik näitasid seda, et vabandust, eksin, praeguse kukkumise tegin analüüsi ära, aga kui vaadata seda kukkumise, kuidas see algas, see kukkumine, esimene siis tsükkel, siis seal on kõik tehnilise analüüsiga on võimalik ära näha. Et see asi pidigi kukkuma, lihtsalt nad andsid nüüd legaalse põhjenduse selle Trumpi tariifikeste näol, et toome nüüd hinna alla ja teeme tšiki-priki ja siis teen uudiseid, kuidas Trumpi perekond on kurat üle $1 miljardi on krüptos neil asju. Niimoodi lükkavad pappi kokku. Marta väidab, et perepoegi juba on see kõige noorem kuradi tatikas 60 milkut juba krüptoga kokku lükanud, et noh, sinul ongi see nagu see kuradi klassikaline laul oli, et Marie under saad seal kuradi oblikate vahel vaata ja ütled, aitäh, isand. Vaat, et noh, mida suured isad teevad. Ja praegusel hetkel, noh, kondikava mul ei ole praegu, et võib-olla natuke jauram veel, et hõbe, veel kord hõbedast räägitakse ja mis hõbe ja kullaga seotud jutud on, siis tasulistele poistele natukene sügavamad. Jah, tasulistele, vabandust, kui ma eksisin, vahet ei ole, aga tasulised poisid saavad rohkem seda metalli kohta infot, mida teha, et vaata, viimane härra, kes liitus mul
tasulise grupiga, et vaata, sa küsisid, kuhu panna oma rahasid, et vaata, kui hõbeda hind on läinud ülesse, siis vaata, ma postitasin, mis siis teevad need osakud. Vaata, osakad on läinud 3 korda. See on nüüd kõigile, kes aru said, megapomm uudis. Mõelge edasi. Ja nende metallidega defitsiit on, ma ei kujuta ette, kui kaua, igatahes Koreas on öeldi ära, et 20. oktoober on kõik siis nagu hõbeda, ma ei saanudki nagu uudisest aru, et kas on, lõpetatakse ära kilogrammiste hõbedakangide müük või terve hõbeda müük kuni 1. siis jaanuarini. Mis te arvate, mis see hõbe hakkab siin nüüd tegema? Hõbedast räägitakse reaalselt ausalt, et 3 sotti, miinimum 3 sotti. Noh, ja siis miinimum 3 sotti, miinimum. Kullakaevuritega sama teema. Need, kes kulda on omale kokku raapinud, nendele räägitakse siin ka juba lausa 30 tonni kulla mündi hinnast. Ja nüüd mõelge, mis võivad osakud teha. Et see läheb käest ära, see on generatsioonide pikkuse või mitme generatsiooni suuruse siis jõukuse loomine endale tänasel päeval. Ja noh, samas räägitakse ka seda, et ega see Euroopa ei ole enam nagu see nunnu koht, vaata, et võib minna ärevaks siin naturaalselt, et pole seia, pole rahaga võid kuradi perset pühkida, jahju kütta, onju. Et siin võib minna juba selline, et hakkad hangu teritama, et kurat, siin naabril on nagu kuradi kapsaid rohkem, kui mul võtaks mõne kapsa ja kartuli ära ja kurat kägistaks naabrimehe kanaga ära, saaks kõhu täis. Et kui selline termin saab täis teoks, nagu öeldakse, hüperstagnatsioon, inflatsioon, siis vene keeles on selline ütlus, et praegu on õiteaeg, marjade aeg on tulemas. Et kui nad räägivad juba õitest kui sellisest jubedast, siis noh, mõelge ise, mis need marjad võivad olla. Iseasi on see, et palju nad kägistavad. Üks asi on see, et ühiskond ei saa minna nagu täiesti kaosesse ära, siis ega sellel rikkuritel ei ole selle rikkuse ja krüptoga ju midagi teha, noh, neid ajatakse vardasse. Aga ma ise kahtlustan täielikku pühkimist keskklassile. Sellepärast, et ma lugesin uudist ammu, kus oli probleemiks baby boomers Ameerikas. Et baby boomerid siis need, kes on sündinud nüüd, kas nad on mingi 50, 60 või 40 või? No see, kes olid siis ütleme siis 20-sed rock'n'rolli ajastul või siis see 70-ndatel olid 20-sed, et see generatsioon on ja, kes peaks täna olema siis mingi ütleme 7-80 või 60, et noh, baby boomerid on ja. Et baby boomeritega on Ameerikas selline asi, et nendel on pensionivarad on jõhkrad. Et nendel pidi üle 40 triljoni olema pensionivarasid, et siis ma mõtlesin nagu oma ette, siin tuba oli pime, voolu ei olnud. Et huvitav küll, miks nad teevad uudise, see oli mõned aastad tagasi, et huvitav, miks nad teevad uudise, et baby boomeritel on seda kuradi pappi 40 triljoni käes, et pensionisammastes. Miks nad seda kuradi asja siin jauravad? Nüüd on selge, teeme suure kuradi majanduskollapsi, laseme baby boomerid põhja, riisume nende kuradi varad ära, maksame Ameerika raha kinni, see on veel teine variant peale selle, et krüptos ja kullas makstakse kinni, vaid lüpstakse lihtsalt keskklass USA-st tühjaks. See oht on nagu, et see on see, mida ma näen siin, kui ma suitsetan kuradi kokaiini ja vanu rehve koos Martaga ja Marta veab mulle siis ka kummiliimi, vaata, lükkab ninna siin, naudin seda, et need on need nägemused, mis tulevad sellest, et kõik saated olen ma teinud raskes narkojoobes, et ma vajan abi. Et kui sa kuulad siin sellise venna juttu, siis palju õnne sulle, et noh,
pole midagi teha. Et ma ei ole adekvaatne, ma ei ole kunagi adekvaatne olnud, et ma olen juba sündides saadik vaata olnud juhtme otsas, kus mulle mingid ained tuleb peale, et no. Et jah, beebibuumeritega on see olukord, et läheb huvitavaks, et nendel on suured varad ja nende majad on ka niimoodi, et eriti majadega võib veel väga huvitav olla, et kuna nad on kõigest mõne tuhande või mõnekümne tuhande eest ostnud omal ajal need majad, siis tänasel päeval on need majad väärt juba miljonid. See on täiesti nonsense, kuidas meie maja vaata, kui lähed siin, käid kuradi banaanivabariigis ringi, vaatad mingi maja, noh, saad kasutatud maja on ju, saad kätte mingi kuradi, ütleme 6-70 tonniga nagu kõlbab nagu jala sisse panna on ju, siis seal läheb see kuradi mingi 1 miljoni ja 1,5 miljoni peale sellised majad on ju. See on täiesti nonsense, mis toimub seal nende majadega vaata. Ja see on ka see, mida nad võivad ihuda hammast, et majad ära osta. Nagu BlackRock juba teeb, et ehitab uusi majade tsoone, kus on ainult rendiks. Saad sa aru, lihtsalt külad on pandud püsti Ameerikas, kus on maja ainult rendiks. Kõik majad on rendiks, sina osta ei saagi. Et siin läheb asi väga huvitavaks ära. Et kes valmistub praegu, siis sellel on võimalus midagi saada. Ja kõikide nende, kes hoiavad siis seda kulda kuskil mujal või osakuid, siis sertifikaadid, veel kord sertifikaadid krüptohoiukohtades samamoodi peavad olema see, et sina oled omanik, mitte holder või hoidja, ehk sa pead olema owner, sa oled omanik, sa oled legaalne omanik ja hoiukoht, kus sa hoiad oma varasid, on kõigest lihtsalt hoiuteenuse osutaja ehk hoidja ja legaalselt peab tagama sinu kui omaniku kõik õigused. Et see on praegu puusalt selline laupäeva õhtune peale tööd nüüd mõtteloks, et olge tublid ja kandke mulle pappi, siis andke mulle tona, et miks te ei võiks mulle tona anda, et kui te kordi samal lolli näoga kulutate oma raha, et sõita valima, siis noh, andke see parem mulle, et ma valin teie eest õiged otsused Telegram klubis vaata, et tšau, pakka, näeme garaažis.